ega võrdsust kotist osteta. Ega pime peale tule. Ega Jumal pole kiire loon, Jumal on hiireloon. Ega küll ole kurjade. Ega kõht pole koeraks narrida. Ega ilu pealt leent keedeta. Ega kodu jänes ole, et eest ära jooks. Ega palju paha tee. Eks ta ole eestlane. Eesti loodus oma mitmekesisuses ja ilus. Olen uhke selle üle, et olen eestlane, et olen osa sellest imelisest rahvast ja maast. Et siin on siiski vaatamata paljudele inimestele vähe inimesi. Minu süda on seal, kus on minu kodu. Ja minu kodu on seal, kus on minu pere. Kevadel sinetavate sinilillede, suvel magusate vaarikate, sügisel värviliste vahtrate ning talvel lumiste mändide ja kuuskede vahel.
sellest hoolimata 6. üle viidi. Kuuled seda, saab koolist ära, meil on kuulda täna, Eesti viib see särab. Ole kallis tuulikiilu, kus on sinu niidid, kogenduse klassis on sul mitmed köögipiidid. Ma armastan, et meil on võimalus kogeda 4 aastaaega kõige selle ilu ja võluga. Olgu lumine talv, õitsev kevad, päikseline suvi või värvikas sügis, igal aastaajal on oma eriline võlu. Meil on võimalus jalutada vabas looduses, ujuda jõgedes ja järvedes, mille vesi on puhas. Korjata metsast metsaande ilma, et peaksime selle eest maksma või kartma, et saadused on saastunud. Mina armastan võimaluste rohkust. Eesti on koht, kus peaaegu kõik on võimalik, kui ise tahad ja julged tegutseda. Mitte igas riigis ei ole inimestele nii palju uksi avatud kui Eestis, aga paraku ei osata seda tihti hinnata. Sest kui õppida ajalugu, siis on pikad perioodid, kus mitte midagi väga huvitavat ei juhtu. Siis juhtub 10-20 aasta jooksul nii palju, nii maailma muutvat, et seda võiks lugema jäädagi. Sajandid tühjust ja äkki plahvatuslikult huvitavad ajad. Aga ma ei kujuta ette, et keegi oleks öelnud, ma pigem oleks koer rahulikel aegadel.
Neil aegadel ei saadud lihtsalt teada, mida tähendab olla eestlane, vaid ka seda, mida tähendab olla inimene. Kui lugeda praegu ajalooraamatut, võib tunda uhkust tollase eestlase üle, arvan ma. Pärast seda olen mina ise elanud pigem rahulikel aegadel. Eesti on ju vaba, olla eestlane, see ei tähenda enam niisugust saladust, see on enesestmõistetav. Sellest on olnud peaaegu et ükskõik. Nojah, iga mõne aasta tagant koguneti laulukaare alla, tuletati endale meelde toonast üksmeelt, seda ühtehoidmist. Aga muidu võis end tunda rahuliku aja koerakesena. 24. veebruar tähendas varem rõõmu sellest, mis eelmistel rahututel aegadel oli kätte võidetud. Nüüd tähendab see ühtlasi uute rahutute aegade saabumist. Tähendab see ju ometigi sõja algust, mis on mõjutanud ka meie elusid, kõigi meie elusid. Jälle on saabunud huvitavad ajad. See on ajajärk, millest loetakse tulevikus ka ajalooraamatutest. Kuidas loeb meie kohta tuleviku eestlane? Kas tundes uhkust selle üle, millised on praegused inimesed ja mida me teeme? Kui ma oleks rahuliku aja koerad, siis me vast mõtles, tahaks loota, et jätame hea mulje. Otse kui see ei puutuks meisse, see on mingi võõras asi. Ent me ei ole rahuliku aja koerad. Me peame ise tegema kõik, et saada ja jääda inimesteks. Seeläbi näitame ka seda, milleks on võimelised eestlased. Olgem eestlased, aga saagem inimesteks. Aitäh!
armastamegi Eestit.